Ja mida te ootate sellelt aastalt või millised sellised eesmärgid on teil püstitatud? No vaadates seda võistkonda, siis ma arvan, et medal on suht reaalne. Et siin nagu öeldud, et tegelikult järgmine jõuab veel üks välismäng korvpalla veel juurde. Et siis on see võistkond komplekteeritud ja ma arvan, et sport on üldse selline ette arvata, aga reaalsus on, et võimalus on väga suured, et peaks medali mängima. No, alanud hooajal on nagu ikka eesmärgid kõige kõrgemad. Me ei ole ükski aasta pannud kokku meeskonda, et mängida tagumistele kohtadele. See aasta Eesti meistriliiga koosseisu vaadates on võib-olla selge, et nagu ikka Eestis on 2 jõukamat ja tugevamat klubi, Kalev Cramo ja Tartu Rock. Aga kõiki teistega on meil võimalik mängida ja hästi mängida. Nii et eesmärk on kindlasti poolfinaal ja medalimängud. Esimese mängu järgi nagu saime sellise kentuka, et aga ma loodan, et see kokkumäng tuleb, et see lõpuresultat tuleb ikkagi. Ja kui palju nad on üldse koos mänginud praegu? Siin ongi, et kes tulid sõjaväest, et just see kokkumäng annab tunde praegust, et ei ole eriti. Kaubamärk Makse Mooritset. Miks oled sina otsustanud toetada Valga korvpallimeeskonda? Hea küsimus, ma pean mõtlema. See on aastaid tagasi, kui Valka korvpalliklubi või kool loodi. Siis äkki oli Jaanus Liivak või kes siin seda asja hakkas vedama. Kui tuli niisugune pöördumine, et pakuti varianti nagu toetada ja olla ja siis ma käisin korvpallimänge vaatamas, algul või nagu väikene pessimistlik selle asja suhtes. Aga kui siin, kas oli pöördepunkt, oligi see, kui see esimene meeskond võitis Tartu Rocki siin saalis. Ja siin on nii palju rahvast ja kõik see emotsioon ja asjad. Et siis nagu hakkas nagu see asi meeldima ja tänu sellele olengi saanud üheks sponsoriteks. Kas Valga korvpallikoolis on näha ka uusi talente, kes võivad mängida siis õiges suures meeskonnas? On, aga nad on veel natuke liiga noored. Tegelikult meie nimi on küll Valga korvpallikool, aga me hõlmame kogu maakonda. Meil on väga tugevad grupid Geenis, poisid Riidajas, on mängeid Tõrvast, nii et tegelikult me oleme kogu maakonna meeskond ja mitte ainult maakonna meeskond, et Valga korvpallikooli all mängivad ka poisid näiteks Võrumaalt Kuldrest. Et on päris palju perspektiivikaid noori, et eks nüüd sõltubki neist endist, et kas neil on tahet spordiga jätkata, kuidas nad välja veavad. Aga ma usun, et paari aasta pärast võiks seal nii mõnigi poiss koputada põhimeeskonna uksele. Ja kas sa kavatsid seda teha ka jätkuvatel aastatel? Ma vähemalt üritan kindlasti, et kui ma ise eluaegne Valga mees, et keda siis veel kui mitte oma kodulinna meeskonda toetada.